Nii. Hallo, ma hakkan rääkima. Lapsed, kuku. Ma ei taha nii paljusti rääkida, teate. Mul oli üks nipp, kui ma olin lasteaias kasvataja. Lärm läks liiga suureks, siis ma hakkasin sosinal rääkima. Ja kas teate, kõik lapsed rääkisid sosinal. See oli nii lahe. Aga kui mina räägin sosinal siin, siis te ei kuule mitte midagi. 5 päeva on möödas. Muljeid on hunnikute viisi. Ma olen päris kindel, et positiivset on palju rohkem kui natukene ebameeldivat. Mis ma siis näed? Ma ei õppinud ka need pähe. Ma tahtsin igast palju asju rääkida. Enne kui te laiali lähete, enne kui ma siin midagi kellelegi andma hakkan, ma tahan öelda seda, et meil on hästi palju toiduaineid üle, kellel on, kes sõidavad autoga. Pärast lõunasööki palun koguneda, kes soovivad, vägisi ei määri kellelegi midagi pähe. On makaroone, on helbeid, mida iganes, siis on meil seal tortillad, need on need pitsapõhjad. Neid on palju. Need saate kaasa karpidega, ilusasti saate kodus pitsat teha. Meie ahi ei ole olnud piisavalt normaalne, et me oleks nii suurele kogusele inimestele suutnud, et pitsad ära teha. Siis on meil üks ports kõrvatikke. 2 kasti, kastides on pakikesed. Saate omale koju urgitseda kõrvaauke, nii kui tahate ja kõike muud ka. Siis on meil näätereviht, elkureid, mida jagas siin kuskil. Tuleb võtta helkureid. Ma ei taha korjata omale kodus ladu, mis on olnud aastaid mul kõik laagrijäägid kodus. Ma ütlen ka teate, mis selle saab. Ta saab mudajunlase ihuhööruja. Siis suljeta. Täpselt samamoodi selle mudajunlase, sa tead. Oleksime vähe puhtamad. Hööruge oma ihu. Anna oma ihu eest pool. Siis on mul Gretestiina. Sina oled samasugune mudajunlane. Need on hiidlaste suhted naljanimetused. Nii, ja ma olen ära unustanud nime. On Margit. Siis läks õieti. Nii, aitäh, et sa tulid. Palun. Mihkel! Minu kesamuna polegi. Teeme Kalliga kodus, me nagu niidi. Oskar, kas sa solvusid? Näe, mis emme annab. Vanaema annab issile, annan sinu kätte. Oh, sai juttu. Siin sees on kadakapulber. Et see tuleb kirekodis välja võtta ja autosse panna, ja auto on kadaka. Kajaga. Sellel aastal on selline, see on natuke imeline aasta. No mine potilaanale, see ei ole imeline. Kobin Leo küsid, mis asja ma ostan. Ahahaa, aga te ei tea, mis pärast. Mul on olnud tohutu palju abilisi. Ja mul on olnud meelisi abilisi. Ma ei ole, kui ma algaastatel tegin üksi ja igal aastal on tulnud mulle natukene ja sellel aastal on järsku palju. Nii, ma tahaks, et te teeksite Jaanikale kõige suurema aplausi.
kuskile hea venna. Siis on mul veel abilis. Veel on abilis. Viile ja šokolaad. Kali. Mare. Malle Arne. Tuleb otsa siia. Ja Indi. Minu naine on jagatud ja nüüd tahab Mihkel ja Arvo rääkida teiega. Kas sa viimarjaks või? Tulla vanaema süüa. Risto on seal. Kõigepealt anname meie teemavälisele kaaslasele üle ühe väikse vidina põhjendusega, kus on Udo. Juba tuleb. Vaata, kus toriseb. Sinu me panime osalema. Ma rabasin ta üks hommiku kämpingust WC-sse, kui tal oli rahv silmas. See oli paha sinust. Ma annan su abivahendi. Järgmine kord, enne kui sa kämpast välja tuled, teed selle lahti, siis on mõistus selge. Siis ei tule alati. Siis ei tule. Siis me käisime eile karti sõitmas. Mul oli siin protokoll. Me tegime arvestuse tüdrukud ja poisid. 3. koha arvestuses tüdrukutest sai Sillen. Seda ei kuule küll mitte keegi. Teise koha tüdrukute arvestuses sai Silvana. Ja tüdrukute arvestuses võitis Anastasia. Nii, poiste arvestuses käis väga tihe rebimine. 3. koha sai ajaga 54.77 Saller. Ajaga 54.54 sai teise koha Kristo. Ja võitis ajaga 54.37 Elar. Ja meie põhiteema see aasta oli siis esmaabi, vetelpääste. Sealt kõige tublim, aktiivsem, tähelepanelikum meist oli Kätlin. Miks Kätlin vend on siin? Aga mine vaata, äkki tal on silmad lahti ja kutsuda siia.
jaga kõigile. Kõigile üks. Ei, terve selle grupile, kes meil oli. Kõik, kes me olime. Teie oma vanem grupp. See meie grupp, esimene grupp. Ma arvan, et teised väiksemad grupid on saanud omal autasusid juba tegevuse käigus. Jah, et olid šokolaadid, olid pulgakommid, olid väikesed vidinad, olid Julieta grupil, et need käisid jooksvalt, et väiksed ei ootaks seda viimast sõna, et ja päris väikesed lapsed said omale kas ta jõuab? Jaa, kohe tuleb. Ja siis vahepeal, et kelle riided on seal veel, mis me leidsime. On siin kiige peal ja kelle pildid on selle tooli peal selle maja ees. see rätik on kaldapuhkeda või? No need olid seal laiali, ma tõin siia. No eks keegi võttis seal ja meie Siim korjas ka oma asju kuskilt, ma ei tea, nimekohtade pealt väljakult. Tänanud väga nii südameliku ja mälestusega ja nüüd otsustasin, ma ei tea, kas ma veel tulen, ei tule, tervis veab alt ära ja otsustasin teha niisugused mälestusmallale, kui ilus ta oli. Ja tema on seotud eluajaks raamatutega ja arvedega ja nii. See on meie 3 pere eest. Siin on jõudu ja tervist sulle ja kõige paremat elust. Ja veel kord minna. Ärge meid ajage nutma. Mul sülen sulle. Teid. Siuksed te oletegi siis. Kus oleks ligemal, saaks iga päeva käia mällele. Aga keegi ei keela. Keegi ei keela. Lüüa maa ei jaksa. Selle ma panen Maia Ilvi ja Aine. Anu, tuleb. Näin. Kus on meie neiu? Tuleb, neiu tuleb. Meie lipp alla lasta. Kätli võtta pulga kommi ka. Lõikad nöörid läbi ja käib kõik. Protseduur tähendab, on vaja alla lasta meie laagrilipp. Kui meie laagrilipu heiskasid kõige noorema vanuserühma lapsed, siis alla lasevad meie kõige vanema vanuserühma lapsed ja kõige vanema rühma kõige tublim, silmapaistvam ja mis iganes siin loeti ette meile. Laps on siis Kätlin ja Kätlinil on au lasta alla meie laagrilipp. Kristo, ma olen siin. Palun võta hanke.